tulemast Salon Plussi esindajad, Geete Viira ja Helena Lõhmus. Tere. Teie olete nüüd siin Salon Plussis kohale tulnud, et rääkida meile uusimatest trendidest, juuste hooldusest, anda kuulajatele kasulikke nippe, nõuandeid. Et võib-olla küsiks esimese küsimusena, et kuidas te iseennast tutvustaksite, kuidas te olete üldse siia jõudnud? Helena? No mina olen siia jõudnud tegelikult läbi peretutvuste. Salon Plussi puhul on tegemist perefirmaga, mille omanikud on siis vennad Erki ja Indrek Lõhmus ja sellele Salon Pluss salongi ketile pani aluse tegelikult siis nende ema Maie Lõhmus, kes on ise üle 50 aasta juuksur, väga edukas ja väga tubli ja tänaseks siis peab rõõmsat pensionipõlve. Ja minu klient. Ja nüüd on sinu klient. Ja kui ma töötasin muudes valdkondades ennem, siis ühel hetkel lihtsalt mööda Kristiine keskust kõndides abikaasa Erkiga, siis mul oli kombeks, Erki tegeles siis Salon Plussiga, mul oli kogu aeg kombeks targutada kõrvalt, et miks sa nii ei tee ja miks sa seda ei tee ja miks sa nendele seda ei ütle. Ja Erki jäi keset koridori seisma, ütles, et tead, aga kui sa nii tark oled, et tule tee ise. Ja siis me läksime koju, panime plussid miinused kirja paberile ja siin ma nüüd olen tänaseks 20 aastat, nii et tegelen põhiliselt siis Salon Plussis teenindusvaldkonna arendamisega. Ja nüüd siis ka S+ Haircare'i tootearendusega, mis on meie noorim lapsuke ja mille üle me oleme ääretult uhked, aga sellest tuleb ka hiljem juttu. Ja see on kindlasti väga põnev teema, mis mind isiklikult ka väga huvitab. Ja Geete? No mina ühinesin Salon Plussi perega, tööperekonnaga nüüd juba natuke rohkem kui 17 aastat tagasi, kui ma oma praktikat alustasin. Et õppisin Kuressaare Ametikoolis juuksuriks ja otsisin endale väga hea salongi Tallinnas, kus teha praktikat ja nüüd ma siin olen 17 aastat hiljem, et peamiselt siis tegelen just juukselõikamisega, et olen Rävala Salon Plussis vanem stilist, aga samas olen ka koolitaja ja annan ka oma panuse tootearendusse, et kui on vaja ikkagi spetsialisti tagasisidet reaalselt tooteid katsetada enne, kui nad jõuavad sellisel kaunil kujul pakendisse, et siis mina olen see, kes toetab oma mõtete ja teadmiste ja panustega. Väga oluline panus. Ja tahan just öelda ka, et tegelikult on vist igas valdkonnas nii, et ülioluline on, et saaks just see lõpp-produkti jaoks, et oleksid sellised kasulikud nõuanded tegijatelt tegelikult, et kindlasti sa tood väga palju kasu ka siia nende pudelite sisse, et oma kogemuste järgi oskad kindlasti soovitada, mida peaks siis kindlasti olema tootevalikus ka. Ma annan endast alati parima ja tegelikult väga palju on kaasatud just ka kliendid, et kuidas nende kogemus on, et kuidas nendele aroom meeldib, see konsistents, aga sellest me kindlasti räägime veel täna vähem. Lähme nende põletavate teemade juurde, mina ka põnevuse kaotan, sest mina sain üleeile ja Kerli, sina ka kindlasti ülimalt meeldiva kogemuse osaliseks. Me käisime Lokitangid ilusalongis ja värvisime uute teie värvidega, ekstralesime, vaadata, tahtsime proovida. Minul endal nii tume pigment juustes, värviga triibutas, täitsa esimest korda elus. Ma olen ju ikka piisavalt käinud ka juuksuri juures, aga tundub, et ma sain ikka täiesti esmakordse kogemuse osaliseks. Suur aitäh, puudutame seda teemat ka. Mis värvidega tegu oli? Ma arvan, et see oli Movani imeline, tõesti revolutsiooniline värv, millega mina olen nüüd 4 aastat juba teinud igapäevaselt tööd salongis ja väga lahe üllatus, ma ei teadnud, et te seal käisite, et see tuli praegu täiesti ootamatult, et see oli väga kihvt. Ja Movani puhul, kuidas me selleni üldse jõudsime, kui me vaatame viimaste aastate juuksetrende, siis tegelikult inimesed armastavad tänapäevases kiire tempoga elus selliseid lihtsaid, mugavaid lahendusi ja me tahame, et me oleksime kaunid, aga samas, et meil see aeg on ju piiratud, et võiks saada ju kiiresti, aga samas väga hea kvaliteedi. Ja kui siis Helena mulle umbes täpselt 4 aastat tagasi see aprillikuus oli, saatis mulle tutvustuse sellest värvisarjast ja esimesed siis potsikud ja kusjuures Helena oli ise ka esimene testklient, et kuule, et selline asi on ja mina loen, tutvun, tugevdab juukseid samal ajal kui värvib, ilus läige, mõnus elassus ja üle 90 erineva värvitooni, et liiga hea, et tõsi olla, et ma olin väga skeptiline alguses. Aga nii, kui me selle esimese katsetuse tegime, super tulemus, mõtlesin,
päriselt, mul on 10 minutiga võimalik halli juust katta, et see on nagu sihuke aja säästmine nii minule kui juuksurile kui ka klientidele. Et kõige suurem hirmukoht tegelikult oligi see, et kui keegi ütleb, et kiiresti toimiv värv, siis on esimene reaktsioon on see, et tegemist on hästi agressiivse värviga, et noh, et panen pähe ja rohkem sealt enam midagi ei tule ka, eks ole. Ja see on ka väga paljudel juuksuritel esimene hirm, eks ole, kui me seda Movani värvi nendele pakume. Aga kui me sealt siis sellest tutvustusest lugesime välja, et vastupidiselt ta ei ole see agressiivne kiirvärv, eks ole, vaid ta on mikropigmentidega, nüüd me läheme keemiasse võib-olla liiga, aga et on mikropigmentidega, siis mõjutab seda juust ja see värvi ja värvi mõjuaeg ja kokkupuude peanaha ja juustega on lühem, et siis see nagu andis meile julgus, et vai hakkama katsetama seda ja noh, siin me nüüd oleme, eks ole, nüüd on ka meil palju häid kliente teistes juuksurisalongides, kes seda värvi kasutavad. Mina kusjuures ka väga olin skeptiline sellega, et mis mõttes 10 minutit, ma olen su juures ainult 10 minutit ja kõik või? Et ma ikka tavaliselt pool 40 minutit on ju pool 40 minutit. Sellega on nii, et ma olin ka alguses natukene äraootaval seisukohal, et kuidas nagu kliendid suhtuvad sellesse, et nad saavad nii kiiresti valmis on ja et oli neid, kes kohe peale esimest katsetust ütlesidki, et järgmisel korral salongi tulles, kuule, kas sa ikka paned mulle täna seda täiesti enneolematut värvi, et see oli nagu nii mugav, et mul jääb aega üle minna õhtul trenni teha, lastele veel toit valmis või mida iganes, minna sõpradega õhtustama kinno ja samamoodi nädalavahetusel, et kogu see protsess kokku salongis reaalselt võtabki värvi peale panemine, siis see mõjuaeg 10 minutit, kerge päevasoeng, föönisoeng ka peale, et 40 minutiga, 45 minutiga maksimaalselt sa tegelikult saad nagu siuh-vilks oma väljakasvu värvitud. Ja see väga seostub just sellega, et kui me tegelikult tahtsime täna just teha ka väikse ülevaate, mis on need kõige kuumemad trendid hetkel juuksemaailmas, siis see värv on tegelikult heaks näitajaks, et väga paljud just tahavadki... Nii, on meil õige slaid? Jah. On. Et kõik inimesed tahavad, et nendel oleks võimalikult mugav see värvi ja lõikuse lahendus, et see vahe kahe juuksuri külastuse vahel oleks võimalikult pikk. Ja kui selle saab veel kiiresti ka ja ta püsib nagu kaua, siis on ju super luks. Et siin tegelikult kogu see kontseptsioon tegelikult vaatab ju mõlemat osapoolt, nii klienti kui ka siis juuksurit, eks ole. Mina kliendina tunnen ju siis või väärtustan seda, et ma ei istu juuksuris mitte 2,5 tundi, vaid ma saan tunni aega juuksurist minema, eks ole. Pluss on siis see, et kui mulle tehakse selline värvilahendus, mis pikendab mul seda 2 juuksuri käigu vaheaega, siis on minul ju, tore on olla, eks ole. Ma säästan raha, ma näen hea välja, eks ole, juuksur hoolitseb mul selle eest. Ja juuksuri seisukohast on siis jälle see, et tema suudab 2 klienti ära teenindada selle, muidu, eks ole, oleks 2,5 tundi 1 klient tal. Ja nüüd on tal 2 klienti ehk et nagu juuksur võidab, klient võidab ja juuksed on veel hästi hoitud ja hooldatud ka, nii et ütleme see trend, kogu see trend liigubki nutikate ja kiirete lahenduste poole, et see on nagu ääretult oluline nii kliendile ja tervislik just nimelt, jah. Ja samas me ei kaota kvaliteedis mitte ühtegi grammi.